Tere tulemast kuulama Euroonikuse taskuhäälingut. Täna teevad saadet Meelis Väljamäe ja Indrek Sillaste ja me räägime teile viimastest põnevatest tehnikuudistest, mida on jällegi üsna palju tekkinud ja eelmine saade me lubasime, et me räägime Google'i uutest nutiseadmetest, telefonidest, kellast ja sellega seonduvast ja seekord me seda ka teeme, sest et tõepoolest on need seadmed nüüd olemas ja välja kuulutatud. Kurb on siin loomulikult jällegi see, et seni pole teada, kas need ka kunagi Eestisse tulevad, vähemalt niimoodi ametlikult kuskil operaatorite või ametlike partnerite kaudu, mis tähendab ka seda, et kui hästi nad tulevikus Eesti 5G võrkudega tööle hakkavad, me ei oska öelda, aga see on põnevad sellegi poolest ja kell ei ole nagu sellest sõltuv, eks ole, telefonid on, aga kella või ikka kasutada. Kas varasemalt seda Google'i telefone, kas kännukas äkki müünud? Jah, mingid vahendad on müünud, et samamoodi nagu nii-öelda, me ei tahaks öelda hall turul, aga Euroopa Liidus võib müüa ükskõik mida, eks ole, aga selles mõttes, et nii-öelda vahendajate kaudu siis, eks. Just, need vist tõidki ise otse, kui kõigil kellelgi tehelgi nii-öelda teenuse pakkuval otseselt just ei olnud. Just, et kõige lähem koht on Soome, eks ole. Aga ja Saksamaal on hästi suur valik. Et hinnad on nagu ikka, ongi see, et kui siin Eestis mõned vahendajad seda müüvad, siis kõige suurem probleem ongi see, et hinnad lähevad kalliks, eks ole, sest et tegelikult ju Google'i telefonide hinnad on hästi konkurentsivõimelised, et see lihtsam Pixel 7 on $599, on vist ka umbes sama palju, äkki 650 € on see Euroopas hind. Umbes, jah. Ja selle lahe saab ikka täitsa nagu tipptasemega telefoni 6,3 ekraaniga, mis on siis üks oli väiksem kui eelmise aasta mudel, oli 90 Hz ekraan, kui konkurentid on sama raha eest kosadel 120 Hz ekraan. Ja odavamalt isegi. Just. No Samsung on 300, eks ole. Ja. Aga mis Google'i telefonidel muidugi on alati olnud selline leivanumber on ikkagi see, et nende kaamerad on super head, eks ole. Ja ega seekord nad rõhusid selle peale, et sinna uutele telefonidele tehakse jällegi juurde siis tarkvaralist kaameramaagiat, et nagu füüsiliselt ei ole need kaamerad väga palju muutunud, aga tarkvaras on jälle tehtud suuri uuendusi ja see tähendab seda, et nende eesmärk on see, et sa võid teha pilti ükskõik kuidas, ükskõik mis asendis, aga nad siis nagu tagavad selle, et see pilt tuleb tegelikult hea välja, eks isegi kui sa väga hästi pilti teha ei oska, nii et või on kehvad tingimused. Ja seda kasutajaeelset töötlust teeb ikkagi kaamera oskab ise nii palju teha, et igasuguseid valgusnüanssi asju sättida, et fookuspunkte vaadata ja siinkohas on see tarkvara teeb imet, kui klassikalisel mingi soodsamal telefonil võib-olla kaamera pilti see väga ilusa tulemuse saamiseks ikkagi natukene, kui oskad, saad natukene veel arvutusi kaasa aidata või siis on tihti, näiteks Samsungil isegi juba sisse ehitatud niisugused abimehed, kus sa saad väga palju pildisätteid muuta, aga Google'i telefonidel on see kaamera magic on seal alati juures olnud, nii et kaamera üritab selle kohe või siis kaamera teeb selle pildi kohe ise väga-väga ilusaks. Just ja Google'i kaameratel nendel telefonidel on ka see, et ka siis eelmistel mudelitel ja muidugi ka sellel veel paremana on see, et ta on siis see oma pilditöötlus tarkvara seal sees ja oma pilditöötlus kiip, mis on Samsungi koostööd tehtud, aga vahe on siis selles, et kui sa võtad need Samsungi telefoni või Xiaomi mingi muu telefoni ja teed sellega pilti ja paned selle üles Google'i pilve, siis nad tegelikult ka tagantjärgi parandavad neid pilte veidi, eks ole, teevad nagu mingid maagiad seal nagu tagantjärgi. Sest kui Samsungi telefoni pilti sa vaatad ka seda, et natukene on nagu, võiks nagu parem olla, mis veits udune võib-olla või midagi sellist ja siis lähed sinna Google Fotosse vaatad, et see pilt on ära parandatud. Aga tegelikult siis Pixi telefonide peal on see, et see töötab reaalajas, eks ole, selles mõttes nad teevad seda kohe nagu telefoniseks. Ja teine asi, mis on nagu see Google'i tarkvara eeliseks või Google'i tegelikult riistvara eeliseks on see, et üks asi, mis nagu tegelikult töötab täitsa hästi ka eesti keeles on Google'i klaviatuuri peal on see, et see dikteerimine ehk siis kõnest tekstiks tegemine. Ja kui üldiselt Google teeb seda samuti pilveseks, siis ta natukene läheb aega, kui neid aru saab ja võtab seal mõned sekundi või pool sekundi võtab aega, siis nendel telefonidel, aga eelmistel Pixel 6 seerial on see nagu reaalajas, et mitte küll eesti keel, aga siis teised keeled, inglise keel on reaalajaseks, siis sa nagu põhimõtteliselt ei ole mitte mingit läägi ja sa võidki nagu tavalise häälega rääkida ja pea mingit pausi sinna vahele tegema, et ta nagu teeb selle tekstiks nagu väga suurepäraselt. Et see on nagu näide sellest, kui oluline võib olla see, et sul ei olegi see kõik see tarkus mitte pilves, vaid on siis selles seadmes endas ja just see, et sul ei ole mingisugune Qualcommi või Mediateki või mingi selline protsessor, mis sobib kõigile, vaid sul on nagu enda omas, eks ole, et sa teed nagu täpselt nii nagu tahad. Meie peame lihtsalt ootama, millal see eesti keele tugi lõpuks tuleb. Just, no küll tuleb, eks ole. Just. Kunagi kindlasti. Ja kindlasti teevad koostööd mingid Eesti siin ülikoolid ja asjad, kes arendavad neid eesti keele asju, et ma usun, et meil on see
kõnele on, mis selle äpi nimi, mis eesti keeles dikteerida saab. Ma kujuta ette, kui autos, kui mugav on kasutada sellist asja, kui autos midagi pead tegema või otsima, siis lihtsalt ütledki reaalselt telefonile eesti keeles ilma mingisugustene peensusteni seda oma ingliskeelset diktsiooni harjutades praegult, et siis et saad eesti keeles öelda, saab aru, et see võib ikka uskumatult mugav olla. Algul tõenäoliselt võib olla harjumatu, et eestlane vist ei ole siuke, kes tahaks telefoniga rääkida. Kõrvalvaatajad peavad juba imelikuks. Aga eestlastele ei meeldi masinatega rääkida, et me teeme seda sellest ajast, kui olid automaatvastad ja keegi seda mingit sõnumit ette ei tahtnud. Et seal tuleb mingisugune nagu plokk tuleb ette, aga kui sellest asjast üle saada, ma arvan, see võib-olla nooremad põlvkonnad juba tahaksid kasutada või neid siis kasutavad tõenäoliselt inglise keeles, kes kuna nooremad põlvkonnad oskavad inglise keelt ju väga hästi. Tänu koolile ja YouTube'ile ja TikTokile. Aga jah, päris lahe saaks olema see, et kui sa tõesti reaalselt saadki täiesti käed vaba, lihtsalt ütled ja sul on hetke pärast info ees, et eriti kui autos on ju Android auto olemas, suur ekraan, kõik jookseb sinna peale, ääretult mugavad. Käed roolile ja lihtsalt kõnele. Täpselt. Vaatame ja räägime korras ikka suuremast telefonist, et Google Pixel 7 Pro on ka siis olemas. Samamoodi nagu Google Pixel 6 Pro on tal siis põhimõtteliselt ekraan on sama ja hind on ka sama, et selline 950 000 eurot. Vahe on selles, et on suurem 120 Hz ekraan, mis on siis mitte ainult 120 Hz, vaid on see muutuva värskendussagedusega nagu ka Samsungi uuemad telefonid ja iPhone 14 Pro, eks ole. Ja põhivahe, mis on tegelikult muutunud, on ristvaras on see, et optiline zoom on läinud 4-kordse pealt 6-kordseks, et see on nagu kõige suurem ristvara uuendus ja muidugi lisaks on siis disain natuke muutunud, et kui esikülg on täpselt sama, mis ta vanasti oli, selfie kaamera on natuke paremaks tehtud, aga tagaküljel oli vanasti siis selline sirm või selline visiir, kus sees on kaamerad, oli sellisest läikivast plastikust, siis seekord on ta selline alumiiniumist ja minust näeb nagu väga, väga ilus välja, et selline ja teistsugune, et samamoodi kui nagu iPhone'i see kaamerate kolmnurk on nagu, kui sa näed inimest telefoniga rääkimas, saad kohe aru, tal on see telefon, eks ole, siis Pixelitega on samamoodi juba eelmise aastaga selle aasta samuti, et kui sa näed seda tagakülge, saad kohe aru, millega on tegemist, et on nii nagu selline omapärane. Apple'il enam ei saa, et Apple'il, kellel on iPhone 13 Pro või Pro Max, nüüd ilusti saab nii-öelda öelda, kui keegi küsib, mis telefon on, mul on 14 Pro, sest nad näevad tagantpoolt visuaalis ikka väga kõrgused välja. Aga sa saad öelda, et sul on esiteks Pro ja teiseks sul iPhone, eks? Jah, just. Aga jah, et selles mõttes on need Pixelid ikkagi tegelikult nagu vägagi ilusad ägedad telefonid, et siin eelmistel mudelitel oli natukene mingit tarkvara probleemi, mis on üllatav, sest Android on Google'i oma ja naljakas, et partnerid teevad nagu stabiilsemat tarkvara kui Google ise, aga eks me näe, kuidas siis seekord läheb. Võtame ette siis ilmselt kõige kauem kuulujutude küüsis olnud toote ja see on Pixel Watch ja see on nüüd lõpuks saadaval või saadaval ta veel ei ole, aga ta on välja kuulutatud just. Ja välimuse poolest me julgeks öelda, et ta on ilus ja kõik räägivad, et on ilus, aga seal on nagu mõningaid selliseid tagasid, et esiteks on see, et tal on hind on 400 euro kandis, mis tähendab seda, et ta on kallim kui lihtsam Apple Watch, ta on kallim kui Samsungi sarnane kell, eks ole, mis on nagu tarkvara poolest sama. Ta on ilus siuke kumera disainiga, näeb äge välja, aga samas ja sellise keeratava nupuga nagu Apple Watch, eks ole. Aga samas on see, et tegelikult tal on ikkagi nagu, kui sul tundub vaadata seda kumerat klaasi, mõtled, et see on nagu äärest ääreni ekraan ja edasi, aga tegelikult see ekraan on seal keskel ikkagi suhteliselt väike, tal on suhteliselt sama suured raamid, isegi suuremad ümber kui Samsungi kelladele, kui Samsungi kell on selline lame, siis see raam nagu sa ei saa sellest aru, eks ole. Aga tarkvaraliselt on Google nagu head tööd just sellega, et nende enda siis kella sihverplaadid, mida nad on teinud eksklusiivselt sellele kellale, on sellist, need peidavad seda raami väga hästi, just et AMOLED ekraan must ka, eks ole. Teine üllatav asi on see, et ta kasutab 3 aastat või 3 põlvkonda vana Samsungi protsessorit, sama, mis oli Galaxy Watch 3 peal. Ehk siis tegelikult Galaxy Watch 4 ja 5 on uuem protsessor kui selle Google'i kellal, mis näitab 4 ja 5 isegi on sama protsessor. Just, mis näitab seda, et tegelikult ilmselt nad on läinud hinna peale, aga samas see hinna kokkuhoid ei tule nagu sellest kella enda hinnas väljaks. Aga iseenesest väga ilus kell ja muidugi positiivne on see, et siin on sellist valikut ja sellist teistsugust midagi, sest praegu tegelikult Android kellade turul nagu oligi see, et olid sellised kallimad disainkellad, Fossil Group tegi hästi palju, ka nendel on see, et nad ei ole siiamaani teinud selle uue platvormiga, mis on Samsungi Google koostöös tehtud, eks ole, ja see olidki nagu Samsungi Galaxy Watchidega rohkem midagi olnud. Nüüd on nagu üks hea ja populaarne toode on juures ja loomulikult kell on nagu selles mõttes kell, et tal on kõik asjad, mida ühel kellalt võiks oodata, Bluetooth, NFC, Google Wallet saab maksta, Wi-Fi,
GPS-iga on küll see, et tal ei ole seda 2 sageduslikku GPS nagu Garmini uuemal kelladel on ja äkki on ka selle Galaxy Watch Pro, mis sul käepeal on Pro. Võtta GPS-i koha pealt ma ei ole nagu vaadanud, mitme sageduslik ta on, aga ma võin seda, see on üks siuke punkt, mida ma tõesti ei ole nagu vaadanud. No seal ei olegi muud vahet kui see, et kui sa oled ja Apple Watch Ultra on ka see, eks ole nüüd peale, et kallimatel kellatel, et vahe on siis selles, et 2 sageduslik GPS, toetavad uuemad GPS standardid, mis tähendab seda, et kui sa oled kuskil mägedes või kohtades, kus on signaal kehv, siis ta võtab nagu täpsemalt seda rada, eks ole. Muul juhul ei olegi vahet tegelikult. Täpsustamine tõenäoliselt, sportlaste asi, eks ole. Ja loomulikult 1000 nitti eredusega ekraan, mis on sarnane nagu tänapäeval teistel kelladel, ma ei üldse imestaks, kui see on ka Samsungi ekraan, eks ole, 32 giga sisemälu ja 2 giga RAM-i, 32 giga sisemälu on tegelikult nagu enamasti rohkem kui teistes, kipub siin Samsungi omanda vist on 16, eks ole, ma ütlen, osadel vanematel kellad on isegi 8. See on võib-olla sellise mälu jaoks, äpid ise võtavad ju vähe ruumi. Eks ongi selleks tahad muusikat või nagu palju jooksed ja kuulad klappidega kellast muusikat, eks ole, siis võib-olla veel. Ja rihmad on ka siis ei ole standardrihmad, et kui Samsungil, Garminil ja siin Huawei näiteks on olemas rihmad, mida saab vahetada ükskõik millistega, eks ole, siis nendel on nüüd spetsiaalsed rihmad ja kui ma vaatan seda kinnitust, siis see kinnitus meenutab mulle, ma ei ole kindel, kas ta on sama, aga ta on väga sarnane Fitbiti rihmadele, et võib-olla kuna Fitbit on ka Google'i poolt ära ostetud või ostmise protsessis, siis tegelikult ma üldse imestaks, kui need rihmasüsteemid on nagu sarnaselt tehtud. No isegi võib-olla Apple'it, kui meenutab sealt külje pealt kinni, ei tea täpselt, pole veel käes saanud. Aga rihmasid on muidugi suur valik nüüd enda poolt, ilmselt hakkavad ka teised tootjad neid tegema. Ja mis Fitbiti puudutab, siis muidugi üks suur asi, mis neil on, mis on alati Google'i Wear-OS-i kelladel kehvunud, on see, et neil on see spordi ja fitnessi osa nagu üsna nõrk olnud ja Samsung on teinud seda kogu aeg ise, eks ole, oma Samsung Elfi ja muude asjadega. Siis Google'il on nüüd sellel kellal on Fitbiti integratsioon, ehk siis kõik see sporditarkvara on Fitbiti poolt toodetud ja see tähendab seda, et see on nagu parem kui varem, eks ole kõvasti. Ja see ongi naljakas, et Google tuli selle kellaga välja, maksab suhteliselt palju ja seal on nagu väga palju Fitbiti asju, aga Fitbit ise nende uute kelladega Sense 2-ga ja Versa 4-ga on läinud nagu veidi tagasi, et need eelmised mudelid oli näiteks Wi-Fi-ga uutel enam ei ole ja mingid sellised naljakad puudused on, mis võib-olla ongi sellest tingitud, et Google tahab nagu neid eeliseid oma nimega kellale. Oma kella peale ära tuua. Et selline on siis Pixel Watch ja ma usun, et need tulevad ilmselt siin Eestisse võib-olla mitte, aga mujal Euroopasse müügile ka siin ikkagi nüüd paari nädala jooksul. Ja veel üks asi, mis oli huvitav, mida Google näitas, et juba kevadisel tooteüritusel rääkis, nad järgmine aasta teevad uue tahvelarvuti, mida Google pole ammu teinud ja sellel üritusel nad näitasid sellist magnetiga kinnituvat, umbes nagu on Apple'i MagSafe, siis tahvli alust, mille on ka kõlad küljes, millega muutub see tahvel siis nagu selliseks, Google näitavasti ka Nest Hubid, sellised kodused ekraanid, mis töötavad sul nutikodukeskusena ja siis näitavad sulle videot või retsepti köögis. Siis siin on nagu see, et tahvel käib klõpsmagnetiga sinna aluse külge ja ta muutub siis selleks nii-öelda nutikodukeskuseks, eks ole, ja siis laeb sealt küljest, eks ole, magnetiga. Ja muul juhul saad ta nagu väga kergesti ühe liigutusega ära võtta ja tahvlina kasutada, et see on üsna huvitav lähenemine. Päris mugav lahendus, jah. Just, aga see tahvel tuleb siis järgmisel aastal. Ja kui me veel telefonide sisus korraks räägime, korra mainisin, siis Tensor G2 Keep on seal, mis on Samsungiga koostöös tehtud, et siis protsessori osa on suhteliselt sarnane nagu eelmistega, aga graafika osa on tehtud paremaks, mängud peaksid olema parema pildiga. Ja see ongi nagu kui Google'i sellest esitlusest kõik, et teine, just veel värskem tooteuudis on see, et Meta, ehk siis endine Facebook tõi välja Quest Pro VR-seadme. Ja see on selline väga ambitsioonikas seade, on ise ütlevad, et see on nüüd see, millega nende metaverse virtuaalreaalsuse maailm tööle hakkab ja näitab seda oma täielikku võimekust, ma ei oska öelda, et iseenesest ta maksab $1500, et virtuaalreaalsuse ees, et tavaliselt siiamaani kõik need kallimad on alla 1000, eks ole. Ja ainult need mingisugused päris ongi nagu nii-öelda profi tööriist on selline 1500, et klassikaline selline kodukasutaja prill, kui ta on üle 4, üle 500 euro maksma hakkaks, või üle maksaks, et siis ma ei tea, kui palju see on seda ostjat olla võiks, aga kui praegult juba see pro-versioon 1500, ega meie võtame praegult nii-öelda dollaris ja euris hinna ju 1:1 või siis euri puhul tihti isegi natuke kõrgema, et kui jah, 1500 euri pead maksma, huvitav saab olema, kui niisugune asi müügile tuleb. Et just, nad ise ütlevad ka, et see ongi mõeldud nagu nii-öelda siis profidele või töö tegemiseks ja
sellega seoses või siis sellistele väga-väga intensiivsetele mänguritele ja tegelikult seda näitab ka see, et sinna juurde nad tegid koostöö diili Microsoftiga, et sinna tuleb tegelikult Microsoft Windows ja Office ja Teams ja need ühesõnaga kõik siis töösuidjad saab panna prillid pähe ja siis vedeleda, ma ei tea, voodis või kuskil ei pea monitori vaatama, eks ole, mis on sest et VR-prillid jätavad ju tegelikult isegi, kui sa ei vaata seda virtuaalreaalsus või sellist ruumilist efekti, need jätavad ju sellise mulje, et see ekraan, mis sul nina ees on hästi suur. Eks? Teamsi puhul on häda see, et kui teised sind ka näha tahavad, et kuidas siis seda ma ei tea, läbi prillide. Kuidas sind läbi prillide näed? Siis sa saad mingi avatar, tõenäoliselt kuvatakse mingi avatar. Neil on, Facebook tegi ka uuendatud avatarid, nii et nagu see multikakangelase disain, kus on nüüd jalad ja käed ja ühesõnaga vanasti vist ainult nägu, nii et nüüd saad nagu täis keha avatari endale teha, aga see on ikkagi selline. Sa saad istuda prillid peas ja sinu poolt näidatakse ainult siis avatari. Just, et iseenesest nagu huvitav lähenemine. Ja muidugi andmed on nagu sellisel tippklassi asjadele kohased, et hästi ere ja hästi hea kontrastiga ekraanid on seal silmade ees, miinimum 70 või 90 hertsi värskendusagedus, sest et tegelikult virtuaalreaalsuse prillidel on värskendusagedus on hästi oluline. Ülioluline. Et see on nagu see, mis tekitab seda, kas sul hakkab paha või hakka paha. Just, täpselt see madal kaadrisagedus on see, et olen ise kogenud seda PlayStationi VR-iga, kui on ikka väga kiired mängud või näiteks autosõidumäng, siis on kui vaatad otse, et mängus on väga okei, aga nagu nii-öelda kõrvalaknast välja vaatad, siis on see, et suht kiiresti sõidab nii nimetalt, et katus sõidab ära, et päris keeruline, et uutest. Üks huvitav asi, mis väidetavalt on ka Sony PlayStation VR 2 on see, et selleks, et seda tööjõudlust kokku hoida, et protsessori peaks kogu aeg tööd tegema, siis teravdatakse just seda, jälgitakse, kuhu silmad vaatavad, teravaks läheb pildi just see osa, mida silmad vaatavad, et kogu nagu pilti, mis on kuskil seal silma ääres, mida sa pärast ei vaata, teravaks tehta, et see on nagu väga huvitav lähenemine, kuidas saab nagu energiat või siis jõudlust protsessori kokku hoida ja suunata sinna, kus seda tarvis on. Selline väga, väga huvitav seade, aga ilmselgelt nišiseade, eks ole, et see et seda kindlasti me ei hakka siin igapäevases kodukasutuses nägema, aga jällegi üks samm VR-i poolt edasi, me teame, et tavaline Oculus Quest, mis on siis selline iseseisev soodne 400-500 eurone VR-seade, see on ikkagi olnud ka meil üllatavalt populaarne, et ostetakse rohkem kui võiks arvata. Näitab ilmselgelt seda, et virtuaalreaalsus tulevik on ikkagi täiesti olemas, et ei juhtu sellega midagi ja järjest mida rohkem nagu äppe hästi tuleb, seda populaarsemaks see muutub. Vahele ütlen ka selle, mis enne ei mainimata, et seoses selle Google Pixeli ja sellega tuleb Pixel Watchile ja Samsungi kelladele, ka sinu kellale, ma ei tea, äkki sa oled juba proovinud, Google Home äpp, ehk siis saad oma nutikodu kella pealt juhtida. Et vanasti see oli nagu telefonil või mingite selliste asjadega, nüüd on siis SmartThings on Samsungil nagu nii olemas. Kontrollin assistenti, ma näen, mul vist ei ole telefonis Google Home, äkki võib-olla sellega pole seotud. Aga igal juhul tuleb, et nüüd saad oma tulesid ja muid asju reguleerida ka kella pealt ja pea selleks telefoni välja võtma. Eks kell on kogu käe peal, iseenesest mugav. Just. Et see on niisugune kiire vahemärkus. Aga ma kohe testin. Ma testi. Võin hetke pärast öelda kohe, kas on olemas või ei ole. Vahepeal seni me võime rääkida seda, et iPhone 14 on eelmine kord, rääkisime või üle-eelmine kord, et on siis uus omadus on see, et ta saab aru, kui sa oled autoavariis ja suudab helistada siis kas tuttavatele või kutsuda kiirabi, eks ole. Ja sellega on nüüd tekkinud probleem, et kui sa oled lõbustuspargis Ameerika mägedel või rollercoasteri peal, siis iPhone arvab, et sa oled olnud avariis ja kutsub sulle kiirabi. Kiire on sealt alla kukkumine on nii kiire, et ta eeldab selle kiirenduse peale, et midagi on juhtunud, et kuidas keegi veel saaks nii kiiresti ühe koha pealt edasi liikuma. Arvan, et seal võib-olla nad suudavad kuidagi muud moodi seda lahendada, aga ma arvan, et esimese nii-öelda workaroundiga on see, et tegelikult need lõbustusparkide asukohad on teada, ilmselt nad saavad GPS-i järgi selle lihtsalt nendes kohtades võib-olla välja lülitada või kuidagi teada anda, et need on need kohad, kus seda ei ole vaja, eks ole, et seda saab suht täpselt teha. Aga see on huvitav nagu puudus, mida võib-olla ei oleks osanud oodata, eks ole, ja huvitav, et Apple pole seda testinud, selle peale ei tule lihtsalt ilmselt, eks ole, et selline asi võib nagu mõjutada, et mõnes mõttes ikkagi... Kas nüüd on disaini viga või nad kuidagi suudavad seda, tuleb uus nii-öelda selline automaatselt tuvastatav activity nii-öelda tuleb sinna sisse, et oled rollercoaster. Et siis, või siis on aktiveeritav, et igaks juhuks ütle kellale, et sa oled lõbustuspargis, et siis ta kohe iga asja peale seal kohe ei hakkas kopterit kohale kutsuma. Just.
et selles mõttes iseenesest väga tänuväärne funktsioon on see avarii tuvastus, eks ole, aga kui ta niimoodi natukene nagu vahest viljast piksab, see kõige suurem probleem on see ju sellepärast, et kui muidu ei olekski midagi hullu, aga esiteks, kui sa oled selle rollercoaster Ameerika mägede peal, siis sa ilmselt ei jälgi seda, et kell sulle ütleb, et kuule, et ma nüüd helistan kuskile, et kas sa tahad seda tühistada, eks ole, sa ilmselt ei märka seda, et kui sa seal nagu parajasti oled sellises seisutiselt minestamas praktiliselt, eks. Ja teine asi on see, et kui ta ikkagi helistab siis nüüd kiirabisse, siis need kulud, eks ole, ja ajakulu ja töökulu, mis sellele kiirabi või päästekeskuse inimestel on, eks ole, on ka tegelikult nagu veidi nagu liiast, et seal neil on niigi väga palju tööd. Ja. Just, eks see numbrid pommitavad, kuna seal lõbustuspargis inimesi ei ole ju mitte üks, vaid päris palju ja kui selline moodne funktsioon sealt korraga ühelt nii-öelda sellelt aktsioonilt tehakse sulle 25 väljakutset, siis just. päris naljakas saaks olema ühele aadressile. Ja üks asi, mis mulle veel silma jäi, mis on huvitav, on see, et ilmselt kõige suuremad maailmas vist teleritootjad LG ja Samsung, eks ole, kes on teinud alati oma tarkvara, Samsungil on Dyson ja LG-l on B-Boss, mille nad kunagi HP käest ära ostsid ja nüüd telerites kasutavad. Mõlemad tootjad on otsustanud, et nad nüüd pakuvad seda tarkvaraga siis väiksematele teleritootjatele, et kui tegelikult siin paljud telerid on meie regioonis, kes on kas väiksemad tootjad või ka lihtsalt suuremad tootjad, kes tahavad nagu sellist laia ühilduvust kõigi asjadega saada nagu Sonyl või Philipsil on Android TV kasutusel, siis aga samas ka ainult kallimatel mudelitel, Sonyl on küll kõigil vist, aga Philipsil on nagu odavamatel mudelitel mingi enda tehtud asi, eks ole. Ja see SAFi, nimetab selle SAFi, mis Linuxi põhine asi. Ja tegelikult nüüd on nagu see, et Samsung ja LG mõlemad on otsustanud, et nad pakuvad siis ka väiksematele tootjatele oma tarkvara, ilmselt sellepärast väiksemad tootjad ei suuda ise tarkvara kasutada või arendada niivõrd efektiivselt ja kui see juba olemas on, siis miks mitte nagu seda ka nagu äriks teha. Ja teine asi on see, eks ole, et Google Android TV-ga on ikkagi see, et on üsna selline nii-öelda raske, eks siis ta vajab nagu suhteliselt võimsat protsessorit, et seda nagu efektiivselt töös hoida ja tegelikult vajab ka päris arvestavat tarkvaraarendust, et kui ma käisin IFAs, ma rääkisin seal Roku, kes on tegelikult ka üks suurimaid teleritarkvara tootjaid, aga keda siis on pigem USAs Inglismaal, nagu meie kandis nii liigu ja muidugi Amazon oma Fire TV platvormiga on ka nagu sellist odamat telerimudelite peal, aga nemad siis teavad niimoodi, et ise müüvad, eks ole, Amazon ise, eks ole, müüb mingites poodides müüakse ka, aga enamasti ikkagi nagu läbi selle Amazon enda keskkonna müüaks neid telereid. Aga nende nagu selline mõte või siis nagu eesmärk ongi see, et pakkuda nagu teleritootjatele, eks sellistele pisikestele firmadele, kes ka tahaksid teleritootja kuskilt Hiinast siis selle ristvara ostavad või Türgist, Euroopa mõttes, Türgidil on palju teleritootjaid, siis see on siin võtmed kätte tarkvara lahendus, eks ole, et teleritootja või see bränd, kes oma nime sinna peale tahab panna, ei pea üldse mõtlema selle peale, et kuidas ma seda asja seal arendan ja selle peale palju kulutama raha, eks ole, võib-olla mida neil ei olegi tegelikult eriti, siis nad saavad kosta selle lahenduse, et siis Roku või antud juhul Samsung või LG pakuvad siis nii-öelda täislahendust, nad teevad kogu see tarkvara ja integratsiooni ära ja eeliseks nüüd tegelikult see, et ikkagi klient tahab nutitelerilt, et oleks olemas kõik sellised populaarsemad äpid, eks ole, ja kuna nii LG kui Samsungi poes on enamus neist äppidest, küll Eesti oma siis mitte, aga nagu sellised populaarsemad asjad, YouTube'id, siin Netflixid, Disney Plusid, Apple TV-d, kõik asjad olemas, eks ole, siis tegelikult väiksematel tootjatel ei ole võimalik seda nagu ise neid lepinguid teha ja neid äppe hakata tegema, eks ole, et selles mõttes on see nagu oluline, et oleks mingi platvorm, kus peal on ja siis loomulikult, kuna nad on nii-öelda kergemad, siis neid saab kasutada lahema sisuga odavamate telerite puhul, sest et Android TV vajab esiteks kallimat sisu, eks võimsamad protsessorid, et head tulemus saada ja teiseks ka ilmselt siis inimesi, kes oskavad tegelikult Androidiga toimetada, ehk siis nagu kodeerijaid või nii-öelda IT-inimesi, kes seda platvormi siis seal teletootja juures arendavad, sest et seal ei ole see päris nagu võtmeid kätte lahendus, vaid igale telele tuleb ikkagi mingid osad, näiteks tuunerite tugi ja sellised osad tuleb veel eraldi juurde kirjutada, et seda osa Google ei tee. Tegelikult üks asi, mida ma siin juures veel ei ole maininud, aga mis on ka tegelikult lisaks nendele LG-le, Samsungile, millest veel palju räägite, sest see ei ole niivõrd levinud platvorm kui B-Boss ja Dyson või siis kõige suuremad teleritootjad, siis Hisense'i poolt loodud Vida platvorm, millest nagu väga ei räägita.
on ka samamoodi, et nüüd on olemas Mida Alliance, mis ka Hisense üritab nagu oma tarkvara platvormi, ilmselt nad on jõudnud nii kaugele sellega, et neil on põhiasjad kõik olemas ja nad suudavad ka seda nagu siis müüa, et ka nemad müüvad seda, ehk siis pakuvad ka väiksematele tootjatele. Ja kui te küsite, et mis asi on väiksem tootja, siis ma ei pea siin silmas isegi mitte näiteks Nokiat, kellel on Streamview Austria firma, kes Nokia brändiga telerit teeb ikkagi nüüd Android TV-ga. Aga et suhteliselt tuntud bränd, samamoodi need sellised Saksa nii-öelda brändid, kes on nüüd päragus ära ostetud hiinlaste poolt, näiteks Mets, kes oli tuntud Saksa tootja, teeb ka märklampe ja sellised asju, nendel on ka Android TV, eks ole. Aga pigem siin Samsungi nimekirjas on näiteks Baun, Linsar, Sani ja Whisper, ma pole mitte üheski neist kuulnud. Sanit ma vist nägin kuskil lihval äkki väljas, aga täiesti nagu sellist brändid, millest mitte keegi pole mitte midagi kuulnud. Just, et sellepärast ongi, et kui sa tahad ikkagi teha nagu nii-öelda oma brändi ja selle all müüa ja pakkuda mingisuguseid lisaväärtust võib-olla sinna juurde, siis sul on olemas nagu partner, kes tarkvara eest hoolitseb ja tegelikult ega täpselt sama asi on nutikodus, et suuremaid nutikodu lahenduste tarkvaratootjaid on Tuja, millest mitte keegi mitte midagi kuulnud ei ole, eks ole, ja Tuja teeb siis selliseid whitebox või nii-öelda OM lahendusi hästi paljudele sellistele kaubanduskeskuste oma brändidele ja näiteks ehituspoed hästi palju kipuvad pakkuma mingisugused nutikodu lahendusi, kus on tegelikult siis Tuja asjad taga ja minu teada ma võin eksida, aga äkki ka IKEA asjad näiteks on nende tehtud, nii et selles mõttes seal on ka see sama asi, et selline võib-olla suhteliselt suur bränd, aga kellel ei ole nagu selles elektroonika osas nagu sellist know-how'it ja teadmisi ja kogemusi, saavad nagu pakkuda oma nime all asju, mis esiteks ei peas olema. Üks variant on see, et sa lihtsalt lähed Hiinasse ja ostad, eks ole, ütled, et tehke mulle midagi, aga seal juhtub siis see, et pärast on tuge keeruline saada, eks ole. Pigem on see, et kui sul on nagu olemas hea tarkvarapartner või riistvarpartner mõlemad korraga, kes oskavad nagu mõlemat osa teha, eks ole. Ja oskab ka tellimuse peale teha, et kui see bränd ütleb, et nii, et me tahaksime nüüd sellist asja, siis nad oskavad seda disainida ja teha, eks ole. Tegelikult ju täpselt samamoodi toodeti kunagi arvutit, toodetakse mingil määral siiamaani arvuteid, et ka Apple'i ja enamus HP ja sellistest arvutitest on tehtud ju tegelikult selliste Hiina ODM-ide poolt, et vanasti nad tegid niimoodi, et võeti nii-öelda sellise Hiina arvutitootja riiulis olev seade, pandi sinna oma logo peale, siis praegu öeldaks, lähevad nad sama tootjate juurde, et meil on siin oma disain, palun tootke mulle see, eks ole. Et umbes niimoodi käib ja tegelikult ju samamoodi toodetakse kiipe, et kõik kiibitootjad praktiliselt peale Inteli on nii-öelda fabless, neil ei ole oma tehaseid, nad lihtsalt on hulk tarku inimesi, kes teevad selle disaini ja siis lähevad tehasesse, ütlevad, et siin on asi, kasutage oma kõige uuemat tehnoloogiat, mis kõige vähem voolu võtab ja efektiivsema tulemuse annab ja sellepärast on olemas TSMC ja muud sellised kiibitootjad. Samsung tegelikult teeb väga suurt äri just sellega, et ta toodab teistele, eks ole, asju, kui neil on tehased ja siis toodab neile, kellel tehased ei ole. Ja see on tihti ka see probleem, et miks Aasia on nagu probleemiks, kui on Hiinas mingisugused pandeemia tõttu kinni pandud või on mingisugused, kuskil on mõni Taiwanil on mõni maavärin, seal mõni tehas pihta saab, siis tegelikult need tehased, kes oskavad seda asja toota, on nagu suhteliselt vähe, eriti sellist väga nii-öelda suuri investeeringuid vajavaid asju, näiteks just kiipe või mälu, eks ole, sellised asju, et neid on vähe ja siis, kui seal on mingisugune suurem õnnetus, siis mõjutab kogu nagu tarneahelat, eks ole, et tegelikult siis tekibki kiibikriis, nagu meil siin just hiljuti oli, eks ole, autode ja muude asjadega siiamaani kannatame selle all. Et selline lugu, et huvitav asi iseenesest jah, et siis nagu ka kõik teleritootjad on otsustanud, et lisaks sellele, et oma telerid toodavad, on nende tarkvara piisavalt heas seisus, et miks mitte pakkuda seda väiksematele konkurentidele, kes ilmselgelt, kellega nad ei taha selles mõttes konkureerida, et ilmselt Samsung LG ei taha müüa seal, ma ei tea, 150 eurost 24 tollist telerit väga, eks ole, et aga selle softi eest võib raha viia. Just, ja selle eest nad annavadki nagu selle hea meelega ära siis väiksematele tootjatel ja keskenduvad ise ikkagi innovatsioonile ja innovatsioonist rääkides, siis me just siin meie sõbrad ajakirjast Digi ja Geeniusest tegid telerite testi, kus nad proovisid uusi OLED-telerid, eks ole, siis LG selle EX on see paneel vist, eks viimased paneelid ja 807 seeria Philipsit, siis LG C-seeria telerit, Samsungi 6 OLED-paneeliga uut kõige viimast ja siis sama paneeliga Sony telerit. Käisid mõõtsid, vaatasid pilti, vaatasid heli ja jõudsid järeldusele, et üllatus, aga kõik uued telerid on niivõrd head, et ega tegelikult suurt vahet ei ole, mida sa osta nagu eelistuse järgi, et mis sulle kõige rohkem meeldib, aga sa saad igal juhul väga hea teleri, eks ole, et selles mõttes, et seal on nagu
igal asjal on oma eelised, eks ole, et LG-l on see hiirega pult või nii-öelda liikumistundlik pult, ma ei tea, kas Samsungil on sama või ei ole. Ja Samsungil on, eks ole, siis päiksepatereiga pult näiteks, eks ole, ja Philipsil on teatavasti Ambilight, eks, mis on väga eriline asi, et kõigil on mingid oma eelised, aga tegelikult nagu omadused on väga head ja siis nad vaatasid ka võrdluseks siis paari minileedi, ühte Samsungi QLED-telerit ja ühte Philipsi minileediga telerit ja just ikka nendega järeldusele, et tegelikult on need peaaegu sama head, nad on küll kontrasti poolest on jätkuvalt ja värvi sellise täiuslikkuse poolest on OLED parem, aga kui sul on koht, kuhu sa pead panema teleri niimoodi, et sulle paistab sinna palju valgust peale, siis selle koha peal on nagu ikkagi minileedil suuremal järeldus on eelis. Just. Ehk siis järeldus oligi see, et telerit valides tänapäeval, kui sa vaatad nagu 65 tollist 1500 pluss ülespoole telerit, 2000 euro kandis, siis tegelikult sa saad, sõltumata sellest, millise suurema tooti teleri sa võtad, saad sa väga hea teleri ja seal läheb juba nüansid, eks ole, kas sa eelistad Android TV-d või sa tahad endale Samsungi või LG tarkvara, eks ole, ja kas sa tahad Ambilighti kindlasti, eks ole, ja muud sellised võib-olla disaini ja värvi küsimus, eks, või helistad sa mingi konkreetset brändi, aga igal juhul mitte ühelgi juhul ei pea sa pettuma, sest et seal ei ole enam seda, et et seda telerit me ei soovita, sest see on nagu kehvem kui telerit, kõik telerid said ostusoovituse, nii et mis on üllatav, et ei olnud nagu kehva valikut. See üllatasid endid ka. Just. Nii et kui te soovite telerit osta, siis tulge vaatama, et valik on suur ja väga häid mudeleid on väga palju ja ongi, et tegelikult Philipsi see minile teleri üllatas just sellega, et ta oli üsna soodne ja selle raha eest nagu väga hea pildiga, et see on nagu ka see, mis nad seal välja tõid. Aga jah, et kui on nagu küsimus siis mingis disainis või selles, et milline täpselt välja, milline see jalg on, eks ole, jalad on hästi erinevad, osad on keskel jalg, on äärtes jalg, eks ole, kuidas teil tuppa sobib või seina peale pannes ei ole võib-olla see probleem. Laua peale. Just, et siis kindlasti tasub nagu poesse oma silmaga üle vaadata ja see on võib-olla ainuke asi, millega nagu seda telerit eristada, et kas on mingi konkreetne brändi eelistus, on mingite lisaomaduste eelistus või on mingi disaini eelistus, aga kvaliteedi puhul ei pea mitte ühegi puhul nagu kartma või kõhklema, et midagi seal oleks nagu kehvemini kui teistel, sest et hea teleri saad sa tipptootjatelt igal juhul. Et see on nagu selline, et see vahe on läinud nagu väiksemaks. Vanast olid seal nagu vahed erises, praegu on see, et ikkagi kõik teevad väga häid asju. Pildiliselt jah, see on väga ilusad. Ja selle tõemusega me võtamegi tänase saate kokku, meie täname teid kuulamast ja tuletame meelde, et kui te tahate meile anda teada, millest me võiksime rääkida, siis palun kas kirjutage meile aadressile saade@euronics.ee või jätke oma kommentaar või soov meie Instagrami ja Facebooki postituste alla, me loeme need kõik läbi ja teeme seda saadet vastavalt teie soovidele. Täname kuulamast! Kena päeva!